olen Tiina Ivandi, töötan siis Maaelumuuseumis. Põhitööks on lastele programmide läbiviimine, siis viin läbi kokakoole eakamatele ja noorematele ja lastele. No kokakool ongi selline kooskäimise koht, kus siis õpime toitu tegema, sellepärast et tänapäeval on harjutud poest ostma ju väga palju toitu ja tegelikult inimesed armastavad süüa teha ja nad leiavad ennast jälle süüa tegemas. See ei peagi olema see hea tooraine üldse, vaid ikkagi hea tegija. On mitmed aastad tendentsi ikkagi sinna, et küpsetatakse kodus leiba, mille vastu on väga suur huvi, kuna meil ongi väga palju leivaprogramme, mis on kõige nõutumad programmid, kus siis õpime leiba tegema või siis leivakursused. Täna oligi siis meil leib, aga mitte me ei küpsetanud leiba, vaid järele jäänud leivast, toidud, sest et väga palju jääb tänapäeval toitu kappi seisma. Täna siis valmistasime kõik toidud järele jäänud leivast ja päris suur üllatus oli, et saab selliseid huvitavaid ja lihtsaid toite teha. Tegime siis kilutrühvleid leivast, me tegime leivakotlette, kuhu läks juust sisse, tegime leivapalle, frittisime singiga, kus oli sing sees, siis leivast pannkoogid, mis maitsevad lastele alati väga-väga, sest seal on kaneel sees, ja leivatort. Ja see leivasalatit tegime ka, mis oli ka tegelikult väga üllatus, mis oli väga värviline, väga lihtne teha, et me ei pea iga kord kartulisalatit tegema, teeme vahepeal hoopiski leivasalatit. Meil on juba selline kindel kuldkliendid, kes siis iga kord käivad, ootavad seda kokkusaamist, neil väga meeldib siin kokata, nad teevad kodus järgi neid retsepte. Iga kord siis jälle arutame, mida keegi on teinud ja kuidas läks ja kas tuli niimoodi välja. Nii et selline väga vahva kokkusaamise koht. Kokakool on siis kord kuus laupäeviti ja meie muuseumi kodulehelt on kõige lihtsam see leida.